alustame siis pihta. Nii et meie täna teeme soojenduseks kuutantsu. Kui päikest me tervitame niimoodi, et sõrmed on üles, sest päike asub üleval, päike on soe ja ma tunnen, kuidas ma lähen järjest soojemaks, siis kuu on selline müstiline. Et ma toon sõrmed alla, kuu liigub ja toon tagasi jalgade juurde. Et ma hingan siit sisse, sirutan käed üle pea ja hingan välja ja painutan ühele poole, pool, ühele poole. Hingan sisse, sirutan teisele poole ja painutan välja teisele. Ja lükkan jalamaidi sisse, sirutan külje pikaks. Siit me teeme jumalanna poosi või ka hundi poosi. Lükkan põlved välja, varbad välja, pööran küünarnuti väga. Siit kose poos, sest kuu mõjutab vett läbi tõusuga mõõnade. Ma kujutan ette, et mul on käte peal vesi ja ma kallutan kaugele taha. Ahvipoos, ettepainutus. Konnapoos, lükkan varbad välja, käed jalga vahel, hingan sisse, sirutan selga, konhüppa. Hingan sisse, sirutan käed üles, painutan taha koosepoos, hundipoos. Hästi, pool kuu ühel pool, pool kuu teisel pool ja tulen tagasi algusesse. See oli kuutants, üks tiir, teeme 2 tiiru veel. Hingan sisse, sirutan, pool kuu ühel pool, pool kuu teisel pool, hundipoos. Ja siit võtan veel ja kallutan taha, olen elakosk. Ahvipoos, ettepainutus, konhüppa, hingan sisse, painutan välja, hingates taha, kosk, kunt, pool kuu ühel pool, pool kuu teisel pool ja tunnen tagasi algusesse, viimane tiir. Hingan sisse, sirutan, hingan välja, keha lõdvestub, hingan sisse, keha sirutub, hingan välja, keha lõdvestub poosi. Hunt, purihunt, rõõmushunt, kosepoos, kallutan taha, avan siduma südant, voldin ennast kokku ahvipoosi, lükkan põlved lahti, selg sirge, hüppan, põlved lahti, selg sirge, hingan sisse, kallutan taha, kosepoos, hunt, nagu sumade ja siin ühele poole pool kuu, teisele poole pool kuu ja tulen algusesse, panen tähele, kuidas kuutants mulle mõjus. Kas oli külm? Oli külm ja selline rahustav või oli soe?
tagasi üles, lähme tähepoosi. Kõigepealt on täht, mõnikord siis need tähed langevad. Ja siit sa saad otse minna poolpoosi, selleks on natuke trikikas koht. Sa pead panema parem ja otse, suunada välja, tuleb langev täht ja siis maandud. Üks käsi maha, teine käsi õhus ja see on väga keeruline poos. Sa pead kasutama siin keelelihaseid, jalalihaseid, aga sa oled nii tubli. Väga hästi. Teisel pool täht, teine varvas välja, langev täht, hoian tasakaalu ja ma tunnen, kuidas kogu mu keha on hästi tugev. Ja siin maandun üks käsi maha, teine käsi maha. See on nagu langenud täht. Vaata, kas sa saad ka ülemise käe poole vaadata. Vau, kui hea on sinu painduvus. Suurepärane. Kolmnurga poos. Hingan sisse, alustan tähest. Lükkan ühe jala varvad otse ja võtan ühe käega sellest samast jalast kinni. Loeme siin, mitu sõrmejala on ja täpselt nii palju hingame sisse ja välja. 1, 2, 3, 4, 5. Väga hästi. Tõuse ülesse, kas on seda poisi lihtne hoida või raske hoida? 5. Hingad. 4, 3. Hingamine on sinu sõber. 2, 1 ja 0. Nüüd tõuseme siit üles, lähme selle sama jalaga edasi ja hingame poos. Nii et pinnast oma võluliku ja sa võid soovida ja sa võid kasutada ka joogat selleks, et soovida midagi. Näiteks tahad, et sul läheks paremini koolis vahepeal ja siis sa soovid seda ja lased oma noole lahku, siruta käed välja ja pane just eriliselt tähele, kuidas sa ennast tunned, kui sinu soov täitub. Sest ma arvan, et see tunne on kõige olulisem, mis soovida puhul siis tähele panna. Teisel pool kõverdan jala, samal ajal ma tugevdan oma jalga, võtan oma vibu kätte, linnastan, lasen soovi lendu, sirutan käed, et ma samal ajal painutan puusa ja ka tugevdan jalgu. Väga hästi. Tuleme siit tagasi mati valgusesse ja nüüd me teeme flamingo poosi. Sa võid hoida ühest põlvest või natukene raskem ja võtad jalast, ükskõik kust. Võid jätta jala siia, võid jala sirutada ette. Ja nüüd flamingo pissib. Tood jala kirja peale, suurepärane, kõik on väga hästi. Siis tood jala ette ja nüüd on tugev flamingo. Ja flamingo näitab oma musklit, vaadake, kui suured musklid teil on. Ja üks laps võttes siin välja, flamingo magab. Et see on ka väga hea. Teisel pool võtan flamingo kas põlvest kinni või võtan flamingo jalast kinni, kõik on väga hästi. Ja siit flamingo pissib, ehk siis toon jala välja, arendan endas jõudu, painduvust, toon jala ette, tugev flamingo, Rambo flamingo, flamingo tuju. Super, mina samal ajal tugevdan kõhtu ja vabastan poosi. Konnapoos, lükkan põlved välja, sirutan sinna sirgeks ja konnapoos on hästi hea ettevalmistus käte tasakaalustavaks poosiks. Nüüd ma panen käed maha, lükkan põlved vastu käevarsi, tulen kiikivarvukile ja vajun siin ette alla, üks jalg üles, teine jalg, mõlemad jalad, keskendun. Väga hästi ja tulen ka siit, õppime vinjastaga. Tuleme neljapäevukile, vinjasta on lehmapoos, kassipoos ja koerapoos.
ja sirutad käed ette. Väga hea, kus te seda poosi tunnete? Ei tunne kuskil? Kui sa tõstad põlled ülesse, kus sa nüüd seda poosi tunned? Kõhulihasas, jaa, väga hästi. Võta endale põlled kaissu, pane jalad risti ja tõsta siit ülesse tepu. Tõsta üles üks jalg, teine jalg, kõik. Ja siit suur paet. Vau, ja panen oma kõhulihase proovile siin, siirutad südant põlled ülesse. Võta põlled kaissu, rista jalad teistpidi, tõsta ülesse tepu. Üks jalg, teine jalg, kõik. Väga hästi suurepärane ja liiglitab koos. Nii kujuta ette, et sul ei ole siin mitte jalalabad, vaid raamatukaaned. Et sa võtad raamatu ja teed raamatu lahti. Ja nüüd see liiglikas vajab natukene lähivaadet. Nii et lükka selg sirgeks ja vaata nüüd hästi lähedalt, kus sinu jalad jalutamas on käinud. Tõuseme aegamisi üles, lähme siit edasi. Kuna järgmisel nädalal me harjutame spagaati, siis me teeme siit harkiste. Ja sa kõigepealt vaatad, mis teeb sinu üks jalg. Need painuta ühe jala poole. Väga hästi. See oli väga hea, et sa tegid sõrmedega. Sa võid ennast silitada ja võid teha samamoodi jalutada sõrmedega. Vaata, kui ilus sul on see parem jalg või vasak jalg või kumb jalg see. Siis kõnnime tagasi üles, vaata, kui ilus sul teine jalg on ja kui lähedalt sa saad oma jalga vaadata, sest sa oled nii paindlik ja nii hästi teed joogat kaasa. Sa oled ideaalne laps. Kõnni üles ja nüüd jalutame ka siia keskele, siis ette painutus juurde, väga hästi. Hoiame seda poosi, sest see valmistab väga hästi ette, siis harkspagaat. See on väga hästi ja rahuletse, see on suurepärane, see on rohkem kui puus on loodud liikuma, nii et me kogu aeg ületame seda raskust. Jalutame tagasi ülesse ja vibuküti poos. Too jalad kokku, võta vibunool. Nüüd tõmba see vibunool endale hästi näo juurde, hoia teda siin, nii et sa pead panema hästi paika, kuhu sa sihid. Kujuta ette, et sul on kuskil kaugel üks sihtmärk. Selline märk ja siis sa sihid selle poole, nii tood jalga enda juurde ja tõstad jala õhku. Nüüd see nool lendab ja sina samal ajal tugevdad jalga, kõhtu ja see nool hakkab kukkuma, põmm, tuleb tagasi üles. Hakkab kukkuma, tuleb tagasi üles. Hakkab kukkuma ja siis kukub maha. Suurepärane. Võtame teise jala. Vinnastama nool, tõmba näo juurde, pane hästi tänu, kuhu sa sihid ja see lase noole õhku, nool lendab ja hakkab kukkuma maha, tõuseb tagasi üles, hakkab kukkuma maha, põmm, tagasi üles, hakkab kukkuma tagasi üles ja põmm läheb vastu maad. Väga tuli olete. Kõverdame nüüd jalad ja teeme kaneelisaia poosi. Sirutame kõigepealt kaneelisaia välja, nüüd siruti üks käsi üle pea, pane tähele, selg läheb jällegi mõnusasti sirutusse ühelt poolt ja teiselt poolt läheb kokku ja võid panna ka küünarnuki siin maha. Alati pange tähele, mis lapsed teevad, sealt tuleb palju inspiratsiooni. Ja siis teisele poole panna küünarnuki maha. Kus sa seda poosi tunned? Jaa, siin võib tunda minu sirutust. Suurepärane. Nüüd me sirutame küljed välja ja lähme seejärel pöördepoosi, sest meie küljed on nüüd pikad. Nii et hingan sisse, lükkan selja sirgeks ja vaatan kaugele selja taha. Kus sa seda poosi tunned? Seljas? Jaa, mina tunnen seda poosi ka kaelas. Kas sa tunned ka kaelas seda poosi? Teisele poole lükkan selja sirgeks, toon õlad alla ja vaatan kaugele teisele. Kas siin sa tunned täpselt samas kohas seda poosi? Tunned mujal? Või ei
kinnituse. Tulevad kuulavad seljas. Jaa. Nüüd sa tuled erinevaid seljapooli. Vabasta. Voldime ka neelisaia kokku ja pistame ta ahju. Mis ahjus ka neelisai tegema hakkab? Küpsema, just. Ja meie eelmise nädala võtmepoos, nii et te saate mulle kõik näidata. Sa võid tõsta siit ülesse oma puusa. Sa võid panna jalad lootusistesse. Et eelmise nädala võtmepoos oli meil ka neelisai, kõrval ka neelisai. Ja siis ma vaatasin läbi kõik lapsed ükshaaval, kuidas nad seda teevad, sest nad nädala aega harjutasid seda poosi ja näitasid pildile ennedele ja issidele ette. Meie tänane poos on siis astronaudi poos, aga enne me teeme kõndiva meditatsiooni. Nii tõuseme püsti ja kujuta ette, et sinu joogamati peale on joonistatud suur 8. Nii et sa hakkad seda 8 jalgadega joonistama. Ja üsna pea sa märkad, et mediteerima ei pea ainult istudes, vaid kui ma teen sellist kujundi jalutamist, on see samamoodi hästi hea liikuv meditatsioon. Kas sa tunned seda? Nüüd võtad sa oma mati ja liigud oma matiga seina juurde. Nii et leia taga seina hind ja astronaudi poos. See oli hästi keeruline poos, sest ta on üks väga keeruline osa. Sa paned oma puusa vastu, nüüd kui astronaut on kosmosesüstikus, siis mina kujutan ette, et täpselt niimoodi, mida seal kosmosesüstikus ongi. Ja sa paned jalad seina peale. Siin jälgige, et lapsed võivad jääda seinast liiga kaugele, aga mida lähemal puus seinal on, seda parem see poos on. Nüüd astronaut on siis kosmosesüstikus. Ja sa võid panna siit silmad kinni. See on hästi keeruline osa sellest poosist. On see, et sa ei tohi siin üldse liigutada. Sa pead olema hästi paigal, et see kosmosesüstik saaks siis tõusta õhku. Aga samal ajal sa võid ette kujutada, kuidas sa oled seal valmis startima kosmose poole. Võid mõelda, milline võib paista, et see välja üks kosmos. Milline läheb maakera, kui sa oled üleval. Nüüd mõelda, kas seal on muid tegelasi. Ma ei ole kunagi käinud. Kosmoses võib olla erinevaid kolinaid ja helinaid. Juba sa oled kosmoses süstikus. Nüüd ainult ei saa sa teha siin seda poosi, mis on meie tänane võtmepoos, vaid sa saad teha siit väga hea ettevalmistuspoosi meile järgmiseks nädalaks. Nimelt sa saad siit teha harkspagaadi, ehk siis tood jalad harki seina peale. Kuidas see poos on? On mõnus? Kus sa seda poosi tunned? Sisereied, just siin sa võid tunda, kuidas sisereied pikenevad ja venivad. Hästi, too jalad käte abil kokku ja kõverda põlved vastu tõhtu ja tule potsti ühele küljele maha. Kui sa soovid valmistada ette juba aegsasti järgmiseks nädalaks, siis sa võid seina ära teha.
esimesest välja. hinga sisse ja teisest ninasõrmest välja. nüüd kogu aeg hingad välja teisest ninasõrmest. samast sisse, teisest välja. võid hingata mõlemast ninast sisse ja mõlemast ninasõrmest välja. pane tähele, kuidas sa ennast tunned. ja me läheme lendava vaiba poosi, nii et tule selline maha, mu pea on ruumi keskele, nüüd võid selle silmad laiali, mis suudab ainult silmade peale panna. mina võtsin sulle kaasa ühe hästi hea lõhnaga lille, nii et sina pead olema tähelepanelik ja nuusutama seda lille. võid ka mõelda, mis lill see niimoodi lõhnab. hinga nina kaudu sisse, suu kaudu välja. tasapisi liiguta sõrmi ja varba